Me teame, et piibliraamatut on kõik kinni pitseeritud ehk allegoorias kirjutatud praeguse ehk tõotatud korra rahvale õigeks mõistmiseks, arusaamiseks. Ja seal on üks selline eeltähenduslikult öeldud lause, et kogu maailm on kurja võimuses, aga teie ärge kartke, sest ma olen maailma ära võitnud. Et kuidas selle maailma äravõitmine toimub ja mille pärast on üleüldse öeldud, et kogu see maailm on kurja võimuses. Mis asi see kuri on? Ehkki Jumal ütleb, et kurja ei ole tegelikult üleüldse olemaski. Et see ongi see lause ka, mis on öeldud, et apostel Pauluse läbi, et ma teadsin meest, kes tõmmati 3. taevasse ja seal ma kuulsin neid ingleid rääkivat sõnu, mida inimene ei tohtivat rääkida. Et tegelikult pole olemas pattu, pole olemas kurjust. Et ainus patt on, kui inimene ei taha õppida, aga ka need olukorrad on talle Jumala poolt ehk elu enese poolt peale määratud õppimiseks vastavalt iga inimese vaimse arengu hetkeseisule. Nõnda peabki iga inimene orust enne läbi käima ehk kõik elusituatsioonid läbi elama, üle elama ja et oma mõtteviisi korrigeerida ja järjest õigemini hakates õppima, järjest õigemini ka mõtlema. Ja nõnda on nii mõtted, sõnad kui teod pidevalt puhastavad, arenevad, kasvavad täiuse poole. Nii et kogu see maailm, et on kurja võimuses, siis see on Jumala ehk elu enese poolt nõnda määratud, et inimene asudes õppima eemaldaks õigete arusaamadega need vale arusaamad oma mõistuse troonilt ehk oma elu juhi rollist. Et sellepärast selle maailma arusaama ehk mõistus, mis on algselt kõigil inimestel olnud ja on siiamaanigi suuremal osal lihahimude, lihatahtmiste kontrolli all ehk vangistatud, et see saaks vabaks. Selleks tulebki õppida eluseadusest, reeglitest, õigesti arusaama, et seeläbi need vale arusaamad välja visata oma elu juhi rollist ehk oma mõistusest, mõistuse troonilt. Nii et seda maailma on võimalik ära võita üksnes tõega. Ja sellepärast, et kas me vajame üleüldse mingit vaimset õpetust või viimasel ajal on palju kriitikat üldse kõikide religioonide kohta, ehkki need kritiseerijad ise mitte millestki aru ei saa, vaid täitsa umbes loobivad, sest vana sõnagi ütleb, et kus viga näed laita, seal tule ei aita. Ja nagu me näeme, et ka praegu tänapäeva koolides on igal pool järjest kurjust tõusnud, igasugused vägivallaaktid ja kooli tulistamised ja täitsa need on täitsa nagu juba mitte just massimõrvad, aga paljud seal 10 inimesi, isegi 100 on tapetud, tähendab täitsa umbes. Et millest see siis tuleb? Kui areng on pidevalt edasi läinud, tehnika ja teaduse areng kasvanud, et mille pärast siis inimeste ja laste mõtteviis nii vale on. Jah, et kunagi siin aastakümneid tagasi, kui minagi veel koolis käisin, siis sellist lause joomist, suitsetamist ja narkomaaniat üldse ei tuntud koolides. Siis mille pärast, kui tänapäeva lapsed, kes peaksid olema targemad ja võib-olla selles maailma tarkuse poolest ongi, et tehnika areng ja kõik on, tähendab, et tehnoloogia on arenenud, edasi läinud, kõik kasvanud, aga inimesed on järjest ikka kurjemaks saanud. Tähendab, tulebki välja ikkagi, et piiblis on ikka piibliraamatutes õigesti kirjutatud, et kogu see maailm on kurja võimuses ja et lõpuaegadel kurjus tõuseb ja ka arm saab ülivõimsaks. Mis asi on arm? Aga see on tõetunnetus. Inimene, kes on tõele pihta saanud, ta teab, et ta on üks eluga,
kõige kõrgema jumalaga ehk elu enesega. Ja et mida ta külvab, seda ta lõikab. See ei hakka lihtsalt kurja tegema. Ta on armastusega kurja ära võitnud. Järelikult täielik armastus tähendabki täielikku tõetunnetust. Täiuslikult õigeid arusaamasid eluseadusest, reeglitest, jah, kõigest elukorraldusest. Nii siin maailmas kui ka igal pool mujal. Sellepärast, et elukorraldus on seatud igal pool ühtede aluste eluseaduse reeglite põhjal kooskõlas nendega. Nii et sellepärast lihtsalt kurjus on tõusnud tänapäeval, kuna inimkonna avangard ja üldse enamus inimkonnast, nad enam ei usu neid tõeaseaineid kummardama õpetavaid religioone, kirikuid, filosoofilisi koolkondi ja üleüldse kõiki neid eluõpetust käsitlevad õpetavaid koolkondi. Sellepärast, et nende mõistus on välja arenenud, välja kasvanud lapsekingadest, nendest vaimsete õpetuste, mis õpetavad tõeaseainete kummardamist. Nendest on lihtsalt inimkonna avangard välja kasvanud ja neid tegelikult põhimõtteliselt eriti siin Euroopa maades ja üldse arenenud rahvastega maades, neid ei usu keegi. Ja uut ei ole keegi vastu võtnud, et omandada õigeid arusaamasid eluseadusest, reeglitest, sest iga mõistlik elusolend, ma mõtlen inimesed, on tegelikult, usuvad kõik nii jumalat, kui nad on kõik usklikud. Aga nad ei oska kaugeltki kõik lihtsalt oma jumalat ja oma usku põhjendada. Nad ei saa aru, mida nad räägivad, kuna neile ei ole osatud õpetada. Sest need eksikirikud ja tõeaseaineid kummardavad need koolkonnad, nad lihtsalt ei oska õpetada. Nad peavad ise hakkama õppima. Kõik peavad saama uue elu kooli õpilasteks, et omandada need õiged arusaamised. Siis nad võivad ka inimkonda valgustada ja tuua nad välja pimedusest. Sest üksnes nõnda selle tööõpetusega läbi omandatud õiged arusaamad eluseadusest, reeglitest ja kõigest elukorraldusest, kõigepealt siin maailmas, üksnes need arusaamad, õiged arusaamad, selle õpetuse omandamine kaotab ära kõik selle kurjuse siit maailmast, kõik need haigused, kõik need sõjad, kõik need valed, vihkamised, sellepärast need on kõik on haigused. Sellepärast ka Jumal ütleb, et see maailm, see on nagu üks suur haigemaja, nagu üks suur vangimaja, nagu üks suur koolimaja. Aga halba, kurja, et ei ole olemas, sellest saab õigesti aru üksnes see, kes on selle tööõpetuse omandanud eluseadusest, reeglitest õigeks mõistmiseks. Tema on jah kurja ära võitnud heaga ehk tõega. Ta teab, et mida ta külvab, seda lõikab, et mida ta räägib nii sõnadega või teeb tegudega teistele inimestele, seda ta teeb ka iseendale ja teistele, kas siis õnnistuseks või hävinguks. Nii et tänu Jumalale, et meie uue elukooli õpilased seda kõike mõistame, jah, sest me kõik õpime siin, kes me siin maailmas elama. Ja et minu on Jumal määranud selle uue elukooli õpetajaks, tähendab inimeste väljatoojaks ja kõigepealt uue elukooli õpilaste kasvatamiseks selle jaoks, et valgustada kõiki maailma rahvaid igal pool selle tõelise valgusega, tarkusega, tõega eluseadusest, reeglitest õigeks arusaamiseks. Ja et kõik inimesed järk-järgult selle tööõpetuse kuulamise, omandamise tagajärjel tegelikult saaksid olema päästetud valearusaamade sõltuvusest õigetes arusaamistesse. Sellepärast see tähendabki surmast elusse ehk kohtu alt Jumala armu alla. Ja nõnda teostabki Jumala tahte lõppeesmärk ja see on arm kõigile. Kõik inimesed hakkaksid armastama Jumalat ja see tähendab armastama kõike Jumalast sündinuid. Ja see on võimalik praegusel ajal. Nüüd on kätte jõudnud see Kristuse tõeline ülestõusmine, teine tulemine ja see on siin maailmas uue elukoolis. See on tegelikult nii võitja Kristuse kirik ehk
üles tõusnud Kristuse kirik, kogudus, Uue Elu kool.